tere, mina olen Anna-Liisa. Mina olen Helin. Mina olen Annika. Mina olen Gertrud ja te vaatate selle õppeaasta esimest OGTV saadet. Nüüd näete, kuidas otsiti meie kalleid kümnendikke. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Uurisime meie kooli esimese klassi õpilaste käest, mis neile meie koolis meeldib. Meile meeldib õppida. Saab targa. Siin saab õppida. Veel midagi? Siin saab möllata. Mis te teete vahel? Mängime telefonidega. Kulli mängime? Mängime. On äge või? Jah. Sul on juba pruut on või? Ei. Miks? Ma ei taha. Ahah. Miks sa pruuti ei taha? Okei, õige, mina ka ei taha. Mängida, kulli. Õppida. Minule meeldib koolis õppida ja lugeda. Mis sa vahetundiajal teed? Söön. Veel midagi? Vetsus käin. Magan ka ja siis jälle söön. Magad midagi ei tee? Ei, ainult söön, magan, vetsus käin, rohkem ei tee. Vahetund. Mis sa vahetunnis teed? Mängin seinakulli. Aga kuidas see seinakull käib? See on niimoodi, et see, kes siin keskel on, see on kulli. Ja need, kes vastu seina on, neid ei saa puudutada, aga see, kes hakkab jooksma nagu teise pool seina, siis ta peab ära puudutama, siis on tema teine kulli. On tore mängida või? Meil meeldib vahetunnis mängida. Ei, minule meeldib vahetunnis natuke mängida ja mulle meeldib kõige rohkem õppida. Veel midagi meeldib teha või? Mis te mängite? Mulle meeldib pikka päevas mängida teistega koos. Mis te mängite pikka päevas? Me mängime Paneme pustlesi kokku ja mängime laua. Vahest mängime sõdas ja seal. Ja siis Lego klotsidest ja siis me vahest ma ei tea, mis me teeme. Vahetunnil me mängime ju midagi. Siin väljas jookseme natuke vaikselt. Nii, et olete sportlased, jah? Sportlased või?
Meile meeldib lihtsalt sporti teha. Sportlased on hea olla. Pruuti enne juba kummagil teil või? Ei ole pruuti või? Ja lõpuks heidame pilgu peale õpetajate päevale. Neljandal oktoobril toimus Otepää gümnaasiumis õpetajate päev. Tunde andis abituurium ning õpetajad saadeti puhkusele. Astud värisele sisse kooli päravas. Jälle 10 tundi, ikka sama vana jama. Sina ära, kurda hala, liina korrota ja jala. Küsisime mõned küsimused härra direktorilt. Milline on tänane kooli majanduslik olukord? No, jälle on mul hea ja puuga bossi särk ja mul ei otsnud rahad peale, rahamasin sama. Kas direktori vink on piisavalt mugav? No valimistel, praegu küll tundub süük, et võiks küll. Mis alustel teid direktoriks valiti? Sest et ma ei viitsid ühtegi tundi on. Direktori sekretär demonstreeris, kust saab kool oma lisasissetulekud. Raha tuleb. Uurisime kooli olukorra kohta ka õppeala juhatajalt. Kuidas on hetkeolukord koolis? Hetkeolukord koolis on väga rahulik. Kõik õpilased käituvad normaalselt, kuigi õiged õpetajad nagu koolimajas ei ole, et on asendusõpetajad. Aga siiamaani pole nagu ühtegi suuremat kammajaad olnud, et kõik läheb väga hästi. Kuidas sa paned oma sõna maksma? Mina panen oma sõna maksma niimoodi, et ma ütlen õpilastele, et 2 võimalust on. Kas lähme kohe direktori juurde või kirjutad seletuskirja oma õpetajale. Ja õpetaja pärast vaatab selle üle, ise arutab, kas paneb märkmise või mitte. Kes õpilasest on täna eriliselt silma jäänud? No siiamaani ei ole keegi eriliselt. Kõik on enam-vähem rahulikult täitsa, panded on, kes jooksevad ja hakkavad rohkem õpetada vastu, aga suuremad gümnaasiuaasta ja 9. klass on täiesti normaalselt. Kas sa tahad suurem õpetajaks saada? Ei, kindlasti mitte. Miks? Sest mul on täiesti teised plaanid oma elukutse valimisega. Ei meeldi õpetaja töö või? Ei. Kuigi õppala juhataja jutt oli ilus, leidsime siiski ühe pahareti, kelle õpetaja pani seletuskirja kirjutama. Õpetaja Vaher kommenteeris juhtumit üksikasjalikult. Tunni ajal küsis üks poiss WC-sse, ma lubasin teda, ja kui ta välja oli läinud, siis see poiss pani tema seljaga ukse lukku. Ma tegin selle ukse lahti ja läksin koridori, vaatasin, mis seal toimub. Ja see sama poiss, kes vetsus käis, ta jooksis mööda koridori ringi põhimõtteliselt. Ma palusin tal klassi tulla ja siis ma pöörasin ümber, et uuesti klassi minna ja see poiss keeras minu seljaga ukse lukku. Jättis teid põhimõtteliselt klassist välja? Jah. Häbematu häbene. Ka selle aasta õpetajate päev ei erinenud eelnevates kuigi palju. Asju ei võetud üleliia tõsiselt ja kõik olid õnnelikud. Selline oli meie kooliaasta esimene saade. Järgmise korrani. Tšau! Kui vana! Väike rohkisi on väga keesikad. Kui kord!